Liigub kõrgele. Nii enda hääl, kes tuleb sinna? Raul esimesena. Sa oled 76. Sa oled aga suu kõrgus. Ei, nad tuleb pikem saab keerab tööd. Ilmselt kõigi jala maha. Ma helistasin seda. Aga üks mõtt oli helistanud. Vaata, keegi sulle helistas. Et ei ole veel. No, täna helistas. Sa jäi rääkima. No, aga see helistas ütleme, et mis ta nüüd on see majandusega. Nii, austatud Setomaa vallavolikogu liikmed, kell on saanud 3, austatud külalised, alustame Setomaa vallavolikogu istungiga. Teatan, et täna on meie istungist ka taas ülekanne Facebooki lehel. Hetkel on kohal 14 vallavolikogu liiget. Maarja Uibokand on teatanud, et hilineb mõned minutid, ehk siis saab tema saabumine registreeritud ja protokolli kantud. Külalistest on meil kohal Erika Joonas, Lauri Saar, Elle Palok, Helen Kokla, Margeri Roosimaa, vallavanem Raul Kudre ja Martin Sulp. On teatanud ka enda kohaltulekust olla kodanik Silvia Ilanetu ja on palunud ka teinud ka sõnavõtu soovi päevakorrapunkti number 5 juures. Meil on nii. Kas kellelgi on ettepanekuid ekraanil kuvatava päevakorra kohta? Ei ole. Siis panen hääletusele ekraanil kuvatava päevakorra, mis on 6 punktilise. Kes on selle poolt, palun käe tõstmise märkida. Aitäh, kõik ühehäälselt nõus, seega on päevakord kinnitatud. Asume päevakorrapunkti number 1 juurde. Vallavalitsuse infominutid. Teadlik sõna vallavanem Raul Kudre. Nii. Tervist ka minu poolt ja volikogu, vallavalitsus, külalised. Nii, püüan siis mingi ülevaate anda, et mis kuu jooksul nagu toimunud on, et tulen jällegi alustab siis
niisuguse lühieelarve ülevaatamisega, et meil on siis täidetud tulusi siis 3,3 miljoni osas ja see on 50,1%. Aasta keskel ka on, aga kindlasti on palju minna. Põhitegevuse kulusi on siis ka 42,57%, see tähendab siis 2 769 000. Ja põhitegevuste tulem on hetkel siis nagu väga positiivne 531, sest veel ei ole kõiki kulusid tehtud ja võib-olla tulusi on nagu tulnud natuke rohkem. Ja investeerimistegevus samamoodi siis on veel mitte plaani järgi, vaid siis on 576 000 ja see on 78,91%. Ja tulumaksu on kassapõhiselt laekunud tänaseni siis 1,35 või 1,1 miljonit 352 000, see on 47,01% eelarves. Selle kuu kolmandat makset veel ei ole tulnud, nii et see tõstab ka protsendipunkti võrra kuselgi. Nii et see tähendab, et meil on nagu, ütleme, et ju 50 võiks olla, aga natukene on juuli, august on niisugused kõrged kuud ka olnud ja võib-olla detsember ka. Et võrreldes eelmise aastaga, siis meil tegelikult oleme nagu selles täitsa heas nagu graafikus või nagu normaalses graafikus, aga siiski tulumaksu tuleb nagu pingeliselt. Maamaksu on siis kassapõhiselt laekunud tänaseni 116 000 ja see on 68,41% eelarves planeeritust. Et nüüd vallavalitsuse istungitelt, mis siis nagu toimunud on. Me oleme välja kuulutanud jällegi suulise enampakkumise, sest kirjalik enampakkumisest läks nagu ainult üks objekt ära ja tulevad ka siis välja teated nii suulise enampakkumise korraldamise kohta ja millal ja kuidas ja ka eelnevalt saab nagu üle vaadata neid. Siis oleme siin projekteerimistingimusi väljastanud, ma täpselt nendes ei peatu, aga seal on ka, et kuhu nagu, et tegelikult väiksemaid on veel nagu rohkem, sest ehitustegevus on nagu suhteliselt vilgas. Mitte eluruumi rendile andmine, võib-olla siin on nagu see, et kuna endine rentnik nagu suri, siis tegelikult ta partner võttis rendilepingu ka nagu üle või, et seal oli eelnevalt siis rendilepingu lõpetamine ja rendilepinguga siis nagu jätkamine või andmine. Oleme laagris osalemisega seotud taotlusi rahuldanud, avaliku ürituse korraldamise lubasi andnud, et tegelikult neid lubasi on nagu päris mitmeid, et ka uusi üritusi ja suuremaid üritusi ja väiksemaid üritusi. Ja siis oleme kinnitanud ka hajaasustuse programmi hindamistulemused ja oleme nõusoleku andnud siis lepingute sõlmimiseks. Me oleme ka ühe lapse osas asendushooldusteenuse osutamise lepingu sõlmimise nagu hooldusperega nagu kinnitanud. Siis ka peale volikogu toimunud Pereese sadama kasutusloa väljastamise korralduse. Jällegi on siin ehitusluba ka välja antud, see on siis Alevikus. Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeetme siis raha eraldamise nagu kinnitamine. Huvitegevusega seotud avalduste rahuldamine ja ka oleme välja kuulutanud siis Setomaa vallateede remonditööd 23, mis siis teehoiukava alusel, mis siis volikogu on siin kevade poole kinnitanud. On ühekordseid sotsiaaltoetuste maksmisi, oleme kinnitanud Setomaa muuseumite arengukava 23–29, mis oli ka avalikul väljapanekul ja siis oleme ka
kortermajade toetuste andmise ja toetuste mittemaksmise korralduse välja andnud ja välja on kuulutatud ka Noored Setomaale programm 23 siis aasta taotlusvoor. Ma panin sinna ka igaks juhuks need kuupäevad, et 21 juuli on siis taotluste vastuvõtmise viimane päev. Et see enam-vähem nagu tähendab, et peaaegu nagu kõik programmid või ütleme, et me nüüd oleme välja kuulutanud ja juba mitmed oleme siis ka juba rahad nagu ära jaganud. Ja komisjonid on niisugust nagu head tööd teinud ja ka selle vähese raha juures on tegelikult, ma arvan, et tublisi otsuseid tehtud. See kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine, see ongi see esimese punkti juures, et üks objekt on sealt müüdud ka ja Kaunikodu konkursi tulemuste kinnitamine ning auhinnad on siis üle antud jaanipäevadel, et on Luhamaa juures Meremäel ja Värska jaanitulel. Siis vallavara võõrandamine. Me oleme veel müünud 2 elektriautot maha. Need enam ei tahtnud ka väga sõita. Ma arvan, et need hinnad olid täitsa okei. Üks oli vist, kui ma mäletan, 1400, teine 2000 eurot. Siis külaplatside niitmise hüvitist on määratud, jällegi ehituslubasi. On näha, et on nii puurkaevu kui saunamaju kui nagu erinevaid nagu tegemisi. Siis ehitusluba on siin väljastatud ka Obinitsa küla biopuhastile, et võib-olla allpool natukene mul on need projektidest, et see tähendab seda, et see on Setomaa haldus, siis ka rekib Obinitsa küla biopuhasti ja sama projektiga ka Saatse biopuhasti. Ja korraldatud jäätmeveost vabastamine ja ka siis miljööväärtuslike alade arendamine, säilitamise, taastamise, toetamise korraldus on vastu võetud. Nii üldised sellised tegevused, et kindlasti on palju nagu sisemisi tegevusi ja võib-olla enne puhkusele minekult või puhkuste perioodi alguses on ka vallakodanikel päris palju tegemisi ja ka inimestel, et päris tihe on näha, et kontoris on tööd on päris palju ja igasuguseid koosolekuid ja kõiki toimub. Et toimus siin ka külavanemate koosolek, et nendega jätkame. Siis Obinitsa väärinduskeskuse koosolek ka, kus see tähendab Obinitsa tööstusala või et neid on nüüd mitu tükki toimunud, aga viimane oli jällegi Obinitsas arutelud, siis laululava ehituskoosolekud, hariduse uuenduse koosolekud on toimunud. Tõin siia välja ka, et jaanituled, võidupäev, tule üleandmine, ma ütleks nii, et mis olid nagu valla või külade poolt korraldatud sellised jaanituled kultuurikeskus, siis need olid väga rahvarohked sellel aastal ja minu meelest nagu igal pool nagu läksid väga hästi, et selline väga tore oli. Koolide lõpetamised ka 3 koolis. Siis tegeldud on ka Koidula Luhamaa piiriületuse teemadega. Seal on ju see, et te olete kuulnud ka uudistest, et see Koidula võib-olla piiripunkti sulgemise, et seda me oleme koos arenduskeskusega siis koos vastanud. Aga seal on ka nagu teisi probleeme, et praegu on need sõiduautode järjekorrad ja nende tee pealt parkimised, ärasaamised ja rahastamise teemad ja prügi ja kõik muu. Ma ütleksin nii, et meie 2 ettevõtet või ütleme, et 2 tegutsevat ettevõtet piiripunktides Luhamaal ja Koidulas on murelikud praeguse olukorra üle just sellega, et nad ei tule oma nende loodud platsidel ja neil investeeritud nagu infra juures, nad ei tule sellega
nagu riigi poolt võimaldatud nagu rahaga välja ja nad on väga murelikud, sest praegu on koormus nagu jällegi hüppeliselt selle B-kategoorial nagu kasvanud ja kõik muu, aga ma olen püüdnud või kas vallaga olen püüdnud natuke seda infot nagu edasi anda ja vaatame, mis saab. Siis Setomaa programmi toetustega on tegelenud, et millega nagu vald või siis nagu valla mingi allasutused et on läinud, et siin maale elamapäev, et siin on koos ettevõtlus, üks idee nagu koos ettevõtjatega teha, siis Seto Tšäimaa energiatõhususe tõstmine, Setomaa mainekujundus ja ettevõtluskeskkonna loomine Seto kuningriigi päeva korraldamisel, Lüübnitsa sibula kalalaada korraldamise toetus ja Luhamaa külamaa laepaneelide paigaldamine, et need on läinud nagu siis valla poolt sellest Setomaa arenguprogrammi siis taotlused. Mis veel on olnud, et küüditatute mälestuspäev, nii mõlema kivi juures, nii Meremäel kui Värskas. Siis on kohtutud ka Emajõe veevärgiga ja teema just selles, et järgnevate perioodide igasugused toetused nii KIK-i kaudu kui Euroopa Liidu kaudu või ka kustiltki mujalt veel, siis need eeldavad suhteliselt siis piirkondliku veeettevõtte olemasolu ja nende siis ka ütleme teenuse osutamist siin ja me oleme läbirääkimistel käinud, kohtume veel siin mõnega ja igal juhul tuleb ka nagu volikokku arutada ja eelnevalt komisjonides ka, et kuidas me edasi lähme, see peaks olema niisugune sügise ja aastalõpu teema, sest järgnevad projektid juba avanevad järgmise aasta märtsikuus, et kuhu me võiksime mingi teatud siis kanalisatsiooni ja veeprojektidega nagu minna. No siis on ka algatatud Miikse kiriku ja Luhamaa siis vabatahtliku päästekomando maamõõdistused, mida me ka oleme rääkinud, et neile hoonestusõigused või siis müügid nagu teha, et me oleme need põhimõtteliselt nagu üle vaadanud. Oli just siin hiljuti Marinova piirkonna puurkaevude koosolek kaevandajatega. Probleem on seal selles, et normaalse kõrguse pealt, kus ligi 60 meetri pealt seal vett kätte ei saa puurimisega ja leppisime kokku nagu järgnevaid tegevusi seal ja üritame vähemalt esialgu kohe, et kus me üldse vee kätte saame ja ühe kaevu sügavama ära kaevata ja siis nagu samm-sammult minna. Peamine on praegu vesi kätte saada, et tegelikult ei saa vett kätte. Nii et suhtlus käib ja asi ei ole maha maetud, praegu küll vist seal mingi 3 puurauku, mis seal kõik kaevati, on kõik kinni aetud ja vett kätte ei saadud. Et siis tulemas on jällegi või haridusministri visiit, 2 korda on ta ära jäänud seoses mingi Vene teemaga ja seoses kiirete aegadega, aga ta tuleb. Ja seal tahame rääkida ka siis meie haridusuuendusest. Ja mis veel nagu siis välisprojektidest ka, et rahastust on saadud siis Põhjalaagri projektile, see on välispiiri programmist, et seal on osapooled turism, Setomaa turism, vald, muuseum, tervislikud eluviisid Aluksnega koostöös, seal on veel partner Räpina. Siis Setomaa liit on saanud ühe maheprojekti jätkusuunitluse Eesti-Läti programmist. See Aluksnega on ka Eesti-Lätist. Ja Setomaa haldus on siis saanud sellest samast jällegi välispiiri projektist siis Saatse Obinitsa nagu puhastit, et millega ta tegutseb, seesama ehitusluba välja, seal on projektid ja hange ka juba, et seda siis nagu hangib Setomaa haldus. Nii et ma nagu ütleksin, et me ei saanud nagu meiega seotud vist
nagu ühte projekti, et mida me üritasime saada veel nagu turismiga koostööd, et ühte projekti me tegelikult ei saanud, aga siiski ma arvan, et päris palju jällegi nagu summaliselt oleme raha nagu toonud nagu valla piiridesse erinevateks nagu tegevusteks. Ja sellega ongi nagu kõik. Aitäh vallavanemale. On volikogu liikmetel küsimusi? Vallavanemale. Palun teile. Seto Säimaa energiatõusu parandamiseks, et mis seal plaanis on? Katuslahe soojustamine. Okay. Aitäh. On veel volikogu liikmetel küsimusi? Tundub, et ei ole, siis aitüma ja aitäh. Lähme istungiga edasi. Päevakorrapunkt number 2, Setomaa valla arengukava 2023 kuni 2032 muutmise algatamine. Ettekandeks palun sõna Margeri Roosimaa. Austatud vallavolikogu esimees, vallavolikogu liikmed, vallavalitsuse liikmed ja külalised. Et esitan eelnõu Setomaa valla arengukava 2023 kuni 32 muutmise algatamiseks. Hetkel kehtiv arengukava vajab uuendamist, uuendada tuleb avaandmed, täpsustada hetkeolukorra analüüs, läbi viia Setomaa valla elanike seos rahulolu küsitlus, mille tulemusi saab kasutada valdkonnapõhiste mõõdikute analüüsimisel ning vajadusel selle põhjal siis teha ettepanekuid tegevuskavasse. Ja investeeringute kava ja eelarvestrateegia kinnitatakse valla arengukava osana, et sellest tulenevalt siis menetletakse paralleelselt ka investeeringute kava ja eelarvestrateegiat. Ja ettepanek on siis algatada arengukava muutmine selliselt, et kinnitada arengukava investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu koostamine 30. juunist 21. juulini. Arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub valla veebilehel perioodil 31. juuli kuni 13. august, et sellel ajal siis saavad vallakodanikud ja soovijad esitada ettepanekuid muudetud arengukavasse ja teistesse dokumentidest. Teade arengukava eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse ka ajalehes ja avalik arutelu avaliku väljapaneku tulemuste ettepanekute arutamiseks toimub 25. augustil kell 2 Värska kultuurimajas. Ja viimase punktina siis vallavalitsusel esitada volikogule kinnitamiseks arengukava, investeeringute kava ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu hiljemalt 31. augustil. Ja esitan siis eelnõu volikogule kinnitamiseks. Aitäh, Margeri. On kellelgi küsimusi kaasettekandjaks? Kas sõna on kõigepealt üld? Jah, antud eelnõu oli arengukomisjonis arutusel. Komisjoni liikmete seisukoht on, et välja pakutud ajakava on mõistlik, on piisavalt varu, et asjadega tutvuda, omapoolsed ettepanekuid esitada ja komisjoni seisukoht on, et see antud eelnõu otsusena vastu võtta. Aitäh! Aitäh, Üldar, on teil küsimusi ettekandjatele? Palun. Üks küsimus 2-3 avalik arutelu ainult Värska kultuurimaast. Komisjoni esimees rääkis kõik, et mõistlik on, aga ei ole mõistlik. Miks kõik siis kaugemad ainult peaks tulema Värskasse? Miks ei tehta erinevates suuremates kohtades avaliku arutelu? Tavapäraselt on olnud vist ühes kohas arutelu. Et meil on, ma eeldan, et me võime võtta, selles mõttes, me võime siis valida teise koha, kui teile Värska ei sobi, et pigem on meil, või ma jään vastuse võlgu selles mõttes, et tavapäraselt ma saan aru, et on olnud ühes kohas, mitte ei ole mitmes erinevas kohas olnud seda arutelu. Et kas ettepanek on teha siis mitmes erinevas või mingis muus kohas, mis see ettepanek on? Loomulikult, kui me räägime siin kaasamisest,
paljud lihtsalt inimesed ei tule Värskasse ega hakka Meremaalt või kuskil, võiks nagu ikka lasta võimalust, kõigil võib-olla ei ole transporti ja kilomeetrid on ka ikka hulka, miks me peame siis ühes kohas kõik selle tähtsa dokumendi arutama. et ettepanekuid selles mõttes saab varem teha, et seal on tegelikult tutvustamine, mis ettepanekuid tehti, mis siis võeti vastu, mis ei võetud ja siis arutamine, et absoluutselt, ma saan aru. Ettepaneku võid sa teha selles digitaalmaailmas, aga füüsiliselt arutelu on midagi muud. ja mis see konkreetne või mis ma... Palun Rahusool kommentaariks sõna. Ma ei tea, kas ma lähen siin ka. Üldjuhul on tegelikult nendel, kes nendel koosolekutel käivad, ka avalikul väljapanekul tulemuste selgitamine ja ettepanekute arutamine, siis seal on alla 10 inimese tavaliselt. Ülivähe. Me oleme eelmistel aastatel ka kasutanud ju seda, kus eelnevalt oleme me käinud erinevates kohtades ja ka komisjonid käivad ju oma volikogu tegemas või volikogu, nagu neid komisjoni istungeid tegemas erinevates kohtades. Nii et ma nagu ütleks, et mõistlik ei oleks seda 2-3 koosolekut nagu mitmeks lüüa, sest seda siis ei saagi otsuseid vastu võtta, vaid tegelikult peaks see üks koosolek olema, aga eelnevalt võiks neid koosolekuid teha ja tegelikult ju sisuliselt ka tehakse neid koosolekuid eelnevalt. Et see avalik arutelu on ju ainult see, et kus on arutatakse neid, mis on tulnud ettepanekud ja neid, kas siis neid arvestatakse või mitte. Et see on põhimõtteliselt üks koosolek. Aga eelnevalt võiks siis ka, et komisjonid käiksid erinevates kohtades ja teha avatuid koosolekuid, nii et seal on võimalus. Et nagu selline ettepanek, et ma selle 2-3 jätaks nagu samaks, aga kokkulepe, et eelnevalt käia. Aitäh. On kellelgi veel küsimusi? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliike? Aitäh, Margeri. Tundub, et ei ole. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 2. Arno, kas sa tahtsid seda teha muudatusettepanekuna seda? Ainult küsimusi, jah, selge. Et siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa valla arengukava 2023–2032 muutmise algatamine. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käetõstmisega märku anda. Aitäh, kõik on ühehäälselt nõus, seega on otsus vastu võetud. Lähme päevakorrapunkti number 3 juurde. Setomaa valla volikogu 27. detsembri 2017 määruse number 9 sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. Ettekandjaks palun sõna Helen Kokla. Tere kõigile, austatud vallavolikogu liikmed, valitsuse liikmed ja kaaskuulajad. Mina olen siis Helen Kokla, Setomaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja ja esitan teile sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmise. Korra muutmise sisend on tulnud siis hooldereformist, et hooldereformi protsessi käigus peaks täiendama korra paragrahv 12 hoolekandeteenuse osalise rahastamise punkti. Et täpsemalt siis lõige 1, kuhu tuleks siis juurde see koht, et vallavalitsus tasub lisaks kehtestatud piirmäärale, mis meil sai siis ühiselt kokku lepitud, ka väiksem sissetuleku hüvitis vastavalt seadusele. Siis tuleks täiendada lõige 3, et lisaks vallavalitsuse korraldusele, millega otsustatakse siis valla eelarvest makstava hoolekandeteenuse osalise rahastamise tasumine,
et sellele eelneb ka teenusesaaja nõusolek ja leping väljaspool kodu ööpäevaringselt üldhooldusteenust pakkuva teenuse osutajaga. Ja lõige 4 tuleks täiendada nii, et nagu me varasemalt ka kokku leppisime, et kohalik omavalitsus tuleb appi inimesele ka ravimite ja mähkmete kuluteenuse maksmisel, aga siis ainult sel juhul, kui inimesel endal jääb sissetulekutes selle ravimite ja mähkmete kulude hüvitamisest puudu. Ja teenuse saajale jääb siis kätte ka käiberaha, kui see on talle kokkuleppel teenuse osutajaga määratud. Ja käiberahana käsitletakse siis üldjuhul kuni 10% teenuse saaja sissetulekust. Et esitan teile selle siis vastuvõtmiseks ja aitäh! Nii, aitäh! Ettekandeks palun sõna komisjoni esimees Heiner Oinak. Jah, see määruse muutmise eelnõu oli ka sotsiaalkomisjonis arutelul ja ühine seisukoht oli vastu võtta. Aitäh ettekandjale. Kas kellelgi on küsimusi veel? Ettekandjale, kaasettekandjale. Ei ole. On sõnavõttu soove repliike? Ka ei ole. Aitäh ettekandjale, kaasettekandjale. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 3, Setomaa vallavolikogu 27. detsembri 2017 määruse number 9, sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord muutmine. Kes on selle määruse eelnõu poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik on ühehäälselt nõus, seega on määruse muutmine vastu võetud. Ja läheme istungiga edasi, päevakorrapunkt number 4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks. Ettekandeks palun sõna Raul Kudre. Võtan endale ka natuke spikrit ka veel juurde, aga see on siis see eelnõu, mille vallavalitsus eelmisel istungil tagasi võttis ja põhjuseks oli see, et komisjonis arutletud kõiki dokumente ei ole nagu esitatud ja me ootasime rohkem nagu kindlust selles osas. Nüüdseks siis on, et alustan sellest, et 22. detsembril 2008 sõlmis siis tollane Värska vald hoonestusõiguse lepingu AS Paldiski sadamatega Koidula külas siis erinevate kinnistute peale. Need on siis tulenevad seal detailplaneeringust, parkla, tänava, välja, kontori, pumpla, remondi, tehase, alajaama, ülevaatuse, treileri, puhastusega, katlamaja ja nende peale. Ja siis nüüd 27. aprillil esitas siis Paldiski sadamad avalduse vallale, et ta sooviks selle hoonestusõiguse üle anda, see tähendab siis võõrandada siis AS Rail Servicele ja põhjuseks olid seal siis seoses nagu muutused võib-olla seoses Vene-Ukraina sõjaga ja kõige muuga ja põhjuseks see, et siis ka Paldiski sadama AS viib enda nagu kõik tegevused lahku ja keskendub nagu põhitegevusele sadama haldamisega, Põhjasadama haldamisega. Siis Paldiski sadamad on esitanud ka oma nõukogu koosoleku protokolli, kus nad ütlevad, et nad tahavad selle majandusüksuse üle anda või on otsus tehtud, et annavad üle. Siis nad on esitanud vallale kirja, et Paldiski sadamate siis üleandmine toimub siis AS Rail Servicele. Siin on ka juhatuse liikmed ja dokumendid juures. Ja siis kolmanda dokumendina on ka aktsiaselts Rail Service nõukogu
koosoleku protokoll, et siis kiita heaks nagu see vastuvõtmine, see Koidula majandusüksuse vastuvõtmine ja hoonestusõigus selle juures. Nii et praegu on omanikud, nii mõlema ettevõtte omanikud seda kinnitanud, vallale on teada antud ja komisjon on ka seda arutanud, nii et vallavalitsuse poolt ettepanek see nõusolek andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks vastu võtta. Aitäh ettekandjale. Kaasettekandeks palun sõna komisjoni esimees Imre Liivaga. Eelarvekomisjoni eelmine istungil arutas ja kuna need ettevõtted ei olnud mitte üksteise tütarettevõtted, vaid kuulusid samasse gruppi, siis komisjon üles õigeks, et esiteks nõukogu protokollid, need on mõlema ettevõtte nõukogu protokolli saadetud ja komisjoni liikmel veel võtnud ja kellegi küsimusi ei tekkinud, et komisjon on sellega nõus, et mõlemad läbi. Aitäh! Kas on küsimusi ettekandjale, kaasettekandjale? Ei ole. On sõnavõtusoove, repliigisoove? Ei ole. Aitäh ettekandjale. Siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 4. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks. Kes on selle otsuse eelnõu poolt? Palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh. Kõik on ühehäälselt nõus. Seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkt number 5. Avaldused ja kirjad. Minule on saabunud päris mitu kirja Silvia Laanetu poolt. Silvia on ka täna ise kohale tulnud ja on avaldanud ka sõnavõtusooviks. Selle ma võimaldan. Ma loen kõigepealt need kirjad ette. Ei, ma loen need kirjad ette, sest mul on ka kirjadele, nagu sa soovisid telefonis ka vastused, et ma proovin ka jooksma nendele vastata. Jah, ja pärast seda annan 3 minutiks ettekande sulle sõnavõtuks sõna teemas püsimiseks. Nii meil põhimääruses on kirjas. 31. mai on saabunud mulle kiri. Tere Urmas, kas Setomaa vallal on vallavalitsus või on lasteaed? Kui vallavanem ei ole tööl, on haige, kodukontoris või puhkusel, peaks kodulehel kõigile nähtav olema. See, et telefoni vastu ei võeta, tagasi ei helistata või selgitavat sõnumit ei saadeta, on teie mõistes mis? Mina vastan selle nii, et vaadates neid dokumente, siis tulenevalt Setomaa vallavolikogu 23. novembri 2017 määrusest number 2, Setomaa vallavalitsuse põhimäärus paragrahv 1 on Setomaa vallavalitsus edaspidi ametiasutus Setomaa valla asutus, kelle peamiseks ülesandeks avaliku võimu teostamine ehk seaduste, nende alusel antud õigusaktide ning Setomaa vallavolikogu ja Setomaa vallavalitsuse õigusaktide ametiasutuste pädevusse antud ülesande täitmine. Seega ei ole Setomaa vallavolikogu moodustanud lasteaeda, vaid avaliku võimu teostamiseks. Vallavanema telefonile vastamist küsimuses oli see ka sees kirjas. Et seoses suure töökoormusega ma usun, et on igati mõistetav, et vallavanem ei saa kõikidele telefonikõnedele vastata. Ja juhul, kui vallavanem kuskil ära, siis vallavanema asendamist reguleerib meil põhimääruse paragrahv 35 lõige 1, mille kohaselt on see eelnevalt ette teada ja oma käskkirja alusel määrata vallavalitsuse liikme, kes seda asendab. Ja see on ka vallavanema äraolekul kajastatud valla kodulehe peal. Ja selleks, et saada vallavanemaga või kellegi kontakti, ma ikkagi soovitan kirjutada kiri ja vald@setomaa.ee meilile, et saaks registreerida selle kas siis vajaliku oma pöördumise või siis vastuvõtu aja. Järgnevad kirjad on nüüd natukene seotud. Nendega on nagu mul raske orienteeruda, aga ma loen ette nüüd viimase kirja, mis tuli kolmapäeval 28. juuni ja siis peame natuke ajas tagasi minema, et kuna siin kirjas on viidatud eelnevatele kirjadele, siis ma pean ka need ette lugema.
Lugupeetud Setomaa vallavolikogu esimees Urmas Sarja. Juba pikemat aega ei ole võimalik registreerida vallavanema vastuvõtule, kuna selleks välja reklaamitud telefon ei vasta, seda ka täna, ehk 28. juunil. 10.17 on see kiri tulnud. Olen teile saatnud kirja, mille koostanud Rainer Soosaar ja minule edastanud Setomaa vallavalitsus. Teile saadetud kiri sisaldab ka minu vastust Setomaa vallavalitsusele. Palun tutvustage need kirjad ka Setomaa vallavolikogule. Ühtlasi soovin vallavolikogu hinnangut Silla 6 kinnistul toimuva ehitustegevuse kohta. Tegevus seisneb minule saadetud arvamuse küsimusest Setomaa vallavalitsuse poolt väljastatud Silla tänav 6 Värska alevik projekteerimistingimuste kohta. Arvamuse avaldamiseks on minule antud aega 10. juulini 2023. aastal. Tänase päeva seisuga aga on tee, mille projekteerimistingimuse kohta arvamust küsitakse, aga praktiliselt valmis ehitatud. Edastan teile ka Keskkonnaameti järelevalveosakonna kirja, Erika Joonase kirja ja Silla 6 kinnistu omanikule väljastatud täitematerjale ladustamise loa. Loal on näha, et lubatud tegevus saab toimuda koos teiste Eesti Vabariigi õigusaktide täitmisega. Seega peab olema ehitusluba, Silla 6 kinnistu omanikule väljastatud ei ole. Väljastatud on alles projekteerimistingimused. Kuna kirjas oli palutud, et ma loeksin ette ka siis valla poolt edastatud kirja Silvi Laanetule ja Raineri Soosaare poolt koostatud kirja. Rainer Soosaar on 26. juunil saatnud Silvi Laanetule kirja. Tere! See on hästi pikk. Setomaa vallavalitsusele esitati 1. juunil 2023 läbi ehitusregistri Setomaa vallas Värska alevikus Silla tänav 6 katastrinumbriga lõpuga 0130 kinnistule projekteerimiste tingimuste taotlus number 23 11 002 /05 101 kinnistu põhiosa tee rajamiseks. Ehitusregistri andmetel on kinnistule püstitatud korterelamu registrikoodiga 12 02 62 317 külaliste maja ehitusregistri kood 11 002 39 19 ja kinnistule on rajatud erinevad rajatised. Projekteerimistingimuste taotleja projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasunud riigilõivu maksekorraldusega number 1089. Setomaa valla üldplaneering kehtestatud Setomaa vallavolikogu otsusega 24. november 2022 number 28 kohaselt on Värska alevik detailplaneeringu koostamise kohustusega ala. Tee ehitamiseks võib Setomaa vallavalitsus väljastada projekteerimistingimused, kuna tee ehitamisega kaasneb oluline ruumiline mõju, millest muutuvad eelkõige transpordivood, külastajate hulk, visuaalne mõju ning võimalik ka müra tekitamine, vähemalt ehitamise ajal. Siis on põhjendatud projekteerimistingimuse väljastamine läbi avatud menetluse. Silla tänav 6 asukohas on algatatud detailplaneering 03.05.2023 Setomaa vallavalitsuse korraldusega number 155. Detailplaneeringu lahendusega peab olema tee projekteerimine kooskõlas. Ehitusseadustiku paragrahv 31 lõige 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmine menetlus korraldatakse avatud menetlusena. Sama paragrahvi kohaselt tuleb projekteerimistingimuste andmine ehitusseadustiku paragrahv 26 ja planeerimisseaduse paragrahv 125 lõike 5 nimetatud juhul. Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavad projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel ja menetluses teavitatakse nii valla veebilehel kui ka ajalehes Lõunaleht, sõltuvalt ajalehe ilmumise aegadest. Avaliku väljapaneku ajal 22. juuni kuni 6. juuli 2023 on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi või projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kuna avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõik laekuvad ettepanekud võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avaliku istungil arutamiseta. Kirjale lisad projekteerimistingimuste ehitusprojekti koostamiseks asendiplaan, jäätmevaldkonna registreering. Lähtuvalt eestoodust palume teil kui Silla tänav 6 kinnistu naabril esitada omapoolsed kirjalikud ettepanekud ja põhjendatud vastuväited hiljemalt 10.07.2023 aadressile vald@setomaa.ee. Head soovides Rainer Soosaar. Sellele kirjale
see kiri oli siis kirjutatud 26. juunil 10.53, on Silvi Laanetu saastanud vald@Setomaa meilile samal päeval kell 1.47. Täname. Juhin tähelepanu, et hooned, mis asuvad Silla 6 kinnistul, ei ole olemasoleva detailplaneeringu otstarvetega ja osa neist ka kajastamata. Eelmise üldplaneeringu ja praegu kehtiva üldplaneeringu järgi saab planeeritud alal ehitada rajatisi ja neid teenindavaid hooneid, mille alusel oli võimalik ehitada 2008 aasta kämpinguid ja kõiki praegu planeeritavaid hooneid, mille tarbeks teed rajada tahetakse. Tee ehitus Silla 6 kinnistul käib täie jõuga. Kaevatud süvendis vesi põlvini, vekaali hais käib üle pea, süvendisse veetakse suurte kalluritega kasutatud ehitusjääke ja täidetud kilekotte, mis loa alusel üle meetri sügav süvend kinnistule kaevati. Miks on meie valla 2 firma kinnistul võimalik taoline tegevus? Ma mõtlen siin Silla 6 ja Pikktänav 33 Värska alevik. Ma mõtlen siin naaberomanike kaasamist ilma nendega kokku leppimata. Pikk 33 kinnistul toimunu on kõigile nähtav, aga Silla 6 omanik arvas, et ta võib saata raske tehnika Silla 3A kinnistule kraavi puhastamise eesmärgil ja kuhjata pinnas piirikivile. Kraavi puhastamine oli võimalik läbi viia muidugi Silla 6 kinnistult, aga miskipärast otsustas Silla 6 kinnistu omanik, et talle on taoline tegevus lubatud. Rääkida temaga ei ole praktiliselt õnnestunud, sest ta iga lause sisaldab kas Erika Joonase nime või siis nimetatakse anonüümset advokaati. Mulle, Silvia Laanetule, ette, et ma olevat tema töötajate peale karjunud, tegemine kinnistul, kuidas põletasin ka keskkonnaautosid seni, kuni lehed olid põlenud. Teisel juhul viskas Jüri Lassik, eeldan, et on 3/4 ämbrit vett lõkkesse. Saaretäru kinnistul on Keskkonnaamet otsinud lõkkest keelatud materjali, mida muidugi seal ei olnud. Päästeamet ja piirikaitse tulid Saaretäre kulupõlengule, mis oli tiigikalda puhastamine ja kulupõlengu alla ei käinud. Toiduamet käis 4 kana pidamise pärast. Keskkonnaametnikid 4 käisid Jüripäeval Silla 2 kinnistul, et me vedavad valla töötajate arvates liiga palju liivakalda kindlustuseks. Nii Keskkonnaameti kui valla load olid olemas. Vallaametnikud Rainer Sooser ja Marge Liiva käisid Silla 2 kinnistul sentimeetriga ehitise mõõtmeid mõõtmas. Maksuametniku teatas, et kinnitas seda ka juhataja juuresolekul, et teda saadeti meid likvideerima. Seda loetelu võib jätkata, aga me ei ole kunagi kellegi õuel käinud, kedagi kaebamise pärast ähvardamas, kuigi meil on teada, kes seda teinud on. Ma ei kaeba Silla 6 kinnistomaniku peale, ma olen tõsiselt mures, milleni see tegevus viib. Eelmine omanik ajas kuivenduskraavi kinni ja lasi kaevata uued, mis ei funktsioneeri. Gaasitrassi alt minek nõuab projekti ja kui kraavile õige kalle anda, siis jookseb järvest sisse. Üle 10 aasta ei ole ma saanud oma maad kasutada liigniikuse tõttu. Varem kasvatasin seal köögivilja, aga siis ei saanud enam traktoriga maa pealegi sõita. Kaevasime kumbagi otsa tiigi, aga need seda probleemi ei lahendanud. Üle pumpla ehitati Silla 1 kinnistu veetrassile lubatust lähemale, kuhjati pinnast ja seda kõiki ilma kinnistu omanikuga kooskõlastamata. Alates 2008 aastast on Silla 1 kinnistu mitmed korrad reoveoga saastatud. See suvi lubati saastatuse võimalus likvideerida. Elame näeme. KIK-i rahadega veetrassi ja renoveerimise konstrueerimisel jäeti Silla 1 ja Silla 3 kinnistu välja. Trassi kaevamisel lasti meie Silla 3 aed trassi kukkuda. Vallaga piirnevate kinnistute mitmed piiriturud kõrvaldatud, kahe paika saamist oleme juba pea 10 aastat oodanud. Kinnistu piiri saime enam-vähem algseisu alles televisiooni ja Maa-ameti kaasabil. Seda loetelu võib jätkata. Kuidas elada sellises vallas? Lugupidamisega Silvi Laanetu. Need olid nüüd 2 kirja, millele palud Silvi vaidata ja ette lugeda. Kuna seal oli viidatud ka Erika Joonase kirjavahetusele, siis see on niisugune lühike, loen ka selle ette, et 1. juunil
kell 1.48 on Setomaale vallale saatnud Silvi Laanetu kirja. Lugupeetud Eerika Joonas ja Setomaa vallavalitsus. Valla keskkonnaspetsialisti sõnade järgi olite täna teie käinud Sillakuus kinnistul tutvumas kaevatööga ja kaevise täitmise materjalidega. Tema sõnade kohaselt teie täitematerjali ehitusjäätmeteks ei loe. Ma ei oska teile praegu vastu vaielda, aga minu fotode ja filmi põhjal, mis tehtud täna kella 12, täideti kaevist silikaatellise, keraamiliste plaatide, betoonvaiade purunenud jääkidega ning muu taolise materjaliga. Tähtis polegi see, milleks te seda täitematerjali loete, tähtis on see, et see on registreeritud ja lubatud sinna paigaldada. Ootan selgitust ja viiteid dokumentidele, mis Sillakuus kinnistul toimuva tutvuda lubab. Lisaks nendele kirjadele on nüüd ka saadetud mulle jäätmevaldkonna registreering, Keskkonnaameti dokument selle osaühing Mosolemi nimel, et sinna on lubatud neid jäätmeid paigaldada. Siis on veel saadetud mulle dokument, Keskkonnaameti avalik dokument, nagu ei ole see, see on kasutuses, aga on edastatud mulle, et info edastamine kontrolli tulemuste kohta, mis seal on Keskkonnaamet läbi viinud. Ja nüüd siis see kiri, mis oli Setomaa vallavolikogu esimehele ja volikogule ettelugemiseks, et vastan siin nendele küsimustele, mis siin on, mida on esitatud, et see vallavanema vastuvõtule ma jään ikkagi selle seisukoha juurde, et eeldan, et Silvi, teil on väga hea arvutikasutamise oskus ja ma ikkagi soovitan panna valda, et setomaa.ee ja ma usun, et saate need kokku leppida, need ilusti need vastuvõtuajad ja asjast jääb märk maha ja neid asju on palju lihtsam menetleda. Siis soovitakse volikogu hinnangut Sillakuus kinnistul toimuva ehitustegevuse kohta. Siis kui vaadata jällegi meie põhimääruse paragrahv 8, mis viitab volikogu pädevuse punkt 1, et volikogu pädevuses on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõikes 1 sätestatud küsimust lahendamine, siis ehitustegevuse kohta volikogul ei ole seal sellist ülesannet ja neid ehitustegevusi ikkagi järelevalvet teostab vallavalitsus ja ehituslubasid välja andvad organid, et kahjuks meie ei saa anda ilma midagi teadmata nende kirjade ehitustegevuse kohta hinnangut anda selle kohta. Et need on need kirjad, mis on nüüd kõik saabunud ja need ma olen nüüd vallavolikogule teatavaks teinud koos oma vastustega, millele ainult küsimusele, et kuidas siin vallas elada, ma tõesti ei suutnud vastust välja mõelda, et see jäi minu poolt küll õhku veel hetkel. Kui on kellelgi küsimusi mulle sellega vastama, aga praegu annaksin Silvile sõna. Palun, et tule siia mikrofoni juurde, kes on see ka. Kuna ma loen, et lihtsalt kiiresti saaks. Ei, aga ülekandes seda tahaksime ka, et see oleks kuulda, et kas sa saad organiseerida kuidagi asja või väga hea. Ja Uros, ma sinule praegu siin vastu vaidlema ei hakka, saan siia tooma need vastused nii, nagu sina tahtsid neid anda ja mina nüüd natukene selgituseks. Palju asju mul enam ei olegi vaja rääkida, sa lugesid need kirjad ette. Küsimus ei olegi selles ehitustegevuses ja selles kontrollis, vaid kõik küsimus on selles, et kuidas vallavalitsus neid, ütleme, tähtaegadest või ühesõnaga mina loen see tegevus, et vallavalitsusest tulevad mulle kirjad, et anna nõusolek projekteerimistingimuste kohta, kui on juba vallavalitsuse liige käinud koha peal, fikseerinud ehitustegevuse, teab, et tee on praktiliselt valmis ehitatud. Mina ei saa enam selle projekteerimistingimuste kohta mingisugust midagi lisada. Teine asi, täna rääkides Soosaarega, Soosaar ütles, et kuna selle tee-ehitustingimuste juures oli ka asendiplaan ja seda teed on vaja 30 väikemaja juurde pääsuks,
ja siis ühesõnaga Raineri jutu järgi vallavalitsus on võtnud seisukoha, et praegu et ta ütleb niimoodi, et omanik on muutnud seisukohta, et nüüd on ta nagu tahab esitada uut asendiplaani ja tema plaanid on muutunud. Milline see siis uus tuleb, et ma ütlesin Rainele, et kui tuleb plaan uus, siis tähendab, et tulevad ka uued projekteerimistingimused, siis saab selle kohta midagi öelda. Aga minu mure on selles, ma püüdsin Erikat kätte saada, minu mure on mitte ainult enda pärast, vaid ka ütleme selle Silla 6 omaniku pärast, sellepärast, et mina tahaks, et vald korraldaks elu valla kodanikele niimoodi, et nad saaksid seaduse raames kõiki oma asju ajada. Praegu ma tahan, Eerik on siin, ta saab mulle ehk vastata, ma püüsin mitu päeva talle helistada ja saada ühesõnaga küsimus on lühike ja vastus ei saa ka pikk olema. Et siin on Rainer nende dokumentidest tuleb välja, et see ala, kuhu seda siis neid 30 maja ja need teid sinna tahetakse rajada, tema on üldplaneeringu järgi on siis looduslik puhkemetsamaa, kuhu üldplaneering lubab rajada rajatisi ja siis neid tähendab rajatised kõik matkarajad, siis golfirajad, millega nii-öelda saab puhkaja oma aega viita ja selle tarbeks nagu siis ka hooned. Rajatis ja hoone, need mõlemad on ehitised, aga nendel on täiesti erinevad otstarbed ja erinev nii-öelda see. Ja Silla 6, ütleme Maa-ameti ja Rainer Soosaarel saadetud dokumentide järgi on 5% on ärimaa ja ülejäänud on maatulundusmaa. Maatulundusmaa mõiste on, et see saab olla põllu- ja metsamaa ja sinna võib ehitada elumaja. Nii, need 30 maja ei tule ja sinna on ära öeldud ka, et kui palju võib siis abihooneid ehitada ja elumaja suurust ei piirata. Et kas see inimene ühesõnaga saab ilma üldplaneeringu, ma just mõtlen, et te tõstate kätt ja kõiki dokumente, mis teile esitatakse, kas te ka ütleme, olete läbi töötanud ja mõtlete sellele kaasa, et mis ühesõnaga selle dokumendi vastuvõtmise tagajärjel, milline see valla kodaniku elu hakkab olema. Et kas ta saab nüüd ütleme niimoodi, et ei pea üldplaneeringut muutma, hakata selle tegevusega seal tegelema. Ma olen tänasest nagu hakanud juba aru saama, et Toomas peab midagi kokku võtma ja hoopis midagi muud välja mõtlema, kui see, mille kohta nagu projekteerimistingimusi nagu taotleti. Aga ütleme niiviisi, et mulle tuli ka selle detailplaneeringu algatamise kohta teatis, kuna ma olen tema naaber ja selle detailplaneeringu sinna vald on kirjutanud, et ehitusala määramine. Ja nüüd Raineri saadetud dokumentides jätsid lugemata, seal on kirja, või lugesid tegelikult, seal on kirjas, et see projekteerimistingimused ja detailplaneering peavad omavahel kokku minema. Kui meil detailplaneeringud üldse veel ei olegi, kuidas need projekteerimistingimused selle detailplaneeringuga kokku lähevad. Et te sätite inimese sellisesse olukorda, et ta hakkab otsima selliseid väljapääse, mis ei lähe ei valla korraga kokku, ei riigi korraga kokku. Ta tegi selle ehitustegevuse, loa ta sai, aga sai lugenud välja. Ma kirjutasin ka, et loa peal, ja rääkisin sulle telefoni teel ka, loa peal on selgelt kirjas, et ta peab olema täitnud kõik Eesti Vabariigi seadused, siis see luba kehtib. Kui tal on ehitusluba olemas, siis ta võib need jäätmed sinna vedada. See on seal kõik ilusti kirjas. Et ma näen, et ühesõnaga ei volikogu sel nädalal oli veel, tähendab see üldplaneering võetakse vastu, koostatakse, aga kuidas selle järgi saab tavakodanik, tähendab see, kellel on nagu ütleme vallavalitsusega suhted head või muud nii-ütelda põhjused, tema võib lubada võib-olla endale ka Toomase taolist käitumist, aga mina kindlasti ei saa. Miks ma loetlesin ära, ma ütlesin, et täna ma sain muidugi Raineri käest kiita, Rainer ütles, et nii kohusetundliku ja nii täpselt seadusi täitvaid pered ja asutust ei olegi teist vallas. Nii, sest meid on kontrollitud iga samm. Naaber ei luba kalale minna, naaber sõimab ma jään aja sisse. Nii, ma ütlen, et see nädal selgus see, et ei Tamm ega Saar tea, et valla üldplaneeringus on 3 liiki teed. Riiklikud teed, kohalikud teed ja siis nii-ütelda erateed, mis on antud avaliku kasutusse. Nemad ei tea ei nende kaitsetsooni, nemad ütleb, et
Saar ütleb niimoodi, algul ütleb 1 meeter, siis ütleb võib-olla 2 ja siis ütleb, et tegelikult on see kokkulepe. Ma ütlesin, kallis inimene, vaata, kui vald tegi üldplaneeringut, siis oli sul vaja nii-ütelda kirjutada sinna sisse, et kokkuleppel, nii kuidas kokku lepime, nii selline ongi kohaliku tee. Aga ma ei tea, kellega ta kokku lepib, vald vallaga. Sama ütleb Tamm, 2 meetrit, vähemalt 2 meetrit. No teate inimesed, te olete siin laua taga. Kui te midagi otsustate, mõelge ja töötage need asjad läbi. Meie elame sellest, mida teie siin vastu võtate. Kõike head teile. Aitäh. Aitäh, Silvi. On kellelgi repliigi soove? Volikogu liikmetest ei ole. Eile, kui need kirjad saaksid, siis peale seda sain ma ka Üllar Tammelt telefoniküla ja Üllar avaldas ka soovi, et sõnavõttu soovi selle teemaga. Et Üllar, on see su soov ikkagi jõus? Külavanem poole. Et äkki külavanem paneks ka jõu alla. Kutsuge külarahvas kokku, istuge laua taha ja arutage oma asjad, rääkige selgeks. Et meie teisest valla otsast ei pea nagu tulema naabrite suhteid lahkama. Palju lihtsam oleks lahendada see asi omavahel ära ja saate edasi. Praegu on ikkagi Värska on vaadake numbrid. Te olete niigi vallas üks kõige kiiremini kahaneva elanikkonnaga piirkond, küla ja kui seda läheb, siis ka läheb ainult allamäge. Rohkem ma ei oska midagi veel. Ma kommenteerin, Tamm on mulle korduvalt öelnud, Silvi, see on Värska probleem. Kõik, mis te siin on, see on Värska, see ei puutu mind. Ta ei ole veel aru saanud, et ta ei ole Meremäe vallas, ta on Setomaa vallas. Aitäh, Silvi, aitäh, Üllar. On kellelgi veel sõnavõtusoove? On avalduse kirju? Tundub, et ei ole, siis loen punkti lõppenuks. Päevakorrapunkt number 6. Järgmised istungid. Juulikuu on meil põhimääruse järgi puhkekuu. Aga nüüd on selline teema, et selle sama, millega vallavanem kandis ette selle Obinitsu tööstusala projektiga, selle, kuidas ta nüüd õige nimetus on, aga see nii-öelda mida Setomaa liit ja arenduskeskus nii-öelda veavad, siis 25. juulil kell 14.00 toimub Obinitsa selle tööstusala infopäev. Kõigile volikogu liikmetele ja ka kõikidele komisjonidele, kes peavad seda nii-öelda oluliseks. Kindlasti ootan sinna eelarvekomisjoni, majanduskomisjoni, planeeringukomisjoni kindlasti, majandusturvalisuskomisjoni ja kui keegi komisjoni esimeestest peab vajalikuks, et tema komisjon peaks ka olema. Mis on teemaks? Teemaks on see, et tutvustatakse täielikult seda projekti, selle projektiga, kuidas selle ajane kulg on, selle tulemid, selle kulud ja kõik see. Ja miks see peaks olema 25. juulil, see on kõikidele osapooltele hästi sobiv, pikk etteteatamisaeg on praegu, sinna tulevad arenduskeskus, projekti kirjutaja, tasuvusanalüüs Maaülikooli poolt ja nii edasi. Et ja see sama infopäev on ka nii-öelda komisjoni koosolekuks, sest sellele järgneb meil vallavolikogu, mille kuupäeva me täpselt ei oska veel öelda, aga ta jääb kindlasti sinna augusti algusesse, sest see projekt tuleb ära esitada augustikuu viimase päevaga ja selle projektiga seoses tuleb meil vallavolikogus võtta vastu päris mitmeid otsuseid. Üks on nõusoleku andmine seal osaühingu moodustamiseks, kus vald on osanik, on nõusoleku andmine omafinantseeringu tagamiseks 3 aasta jooksul, on nõusoleku andmiseks lepingute sõlmimiseks kellegile, et see infopäev on kindlasti hästi sisukas, neid on põllumeestele või nii-öelda huvirühmadel on juba korraldatud 2 korda, isegi 3, kui ma ei eksi. Et sellepärast komisjoni esimehed palun teile, et andke oma komisjoni liikmetele teada, et see toimub ka komisjoni
üldkoosolekuna. Ja selle samade eelnõude osas pärast me siis saame ka komisjonid võite teha kas või neti teel siis arutelu ja saate oma otsused või vastused anda, et oma mõtteid edasi anda. Aga jah, et augusti alguses kindlasti meil tuleb üks volikogu, sest peale seda, kui need otsused on tehtud, siis saab see OÜ moodustamine, see kõik võtab aega ja et see projekt kokku panna, siis augusti lõpuks on see tähtaeg. On kellegi küsimusi sellega? Mis on vallal sellest kasu? Selle projektiga ainult rahaga finantseerida vald saab selle meie omanduses olevatele kinnistutele ju uued kommunikatsioonid. Me saame osaluse ettevõttes, valda tuleb arvatavasti ja eeldatavalt 5-10 töökohta sinna ettevõttesse ja selle projekti see toetusmäär on 3 miljonit, mis tuleb valda. Et nii suurt ettevõtluse toestamise projekti lähiajalist ettevõtlusalale ma usun, et sellist meedetki ei ole tulemas. Et on küsimus selle seoses? Või sõnavõttu soovi? Ma ütleks ka toda, et mis see vald saab, ongi tegelikult töökohad tulevad ja kui me seda läbi ei lase, nonsense ma arvan. Muidu räägiti kõik, et ühesõnaga vald ei tee töökohti ja nüüd äkki ütleme, et ikka ei sobi. Oota, aga ma ütlen, et sobib. Me ei aruta diskussiooni, et see saab infopäevas on kõige vastuse, et minu arvamus on 3 miljonit on projektimaht ja kokku on see 4 miljonit, on see kõik see ehitus ja kõik, ja kui see on 10%, see 300 000 on nagu valla osalus, siis ma arvan, et see ei ole kõige kallim projekt. Maarjan, kas palun, Maarjan? Võtaksin ka kommentaari, et ütleks töökohtadele, siis see kindlasti loob eelduse meie elanikele neile lisasissetuleku hankimiseks. Et meil võib tekkida see piirkonda juurde väikseid köögiviljakasvatajaid. Et siiamaani blank meil on hoidlat, meil on töötamist, aga kui see tuleb juurde, siis tal on võimalus, kui inimesel on maa, siis ta saab selle maa enda jaoks teenima panna. Tulge kõik on väga kindlasti, Üllar on käinud mitmel, keda Maarjat olen näinud ja et kindlasti see infopäev avab silmaringi ja ütleme nii, et annab selgust nii mõnelegi küsimusele, et just see, toetan ka seda Maarja mõtet, et kaudselt, kes mäletab sotsialismi ajades, võib hakata ka punapeeti kasvatama nagu vanasti suhkrupeeti 0,1 hektaril, ütleme, et ja nii edasi, et selleks on siis juba turg nagu olemas. Palun, Üllar. Veel korra teiste täienduseks palun, et kõigil, kui vähegi leiate aega, tulge kohale. Teisipäeval oli koosolek Obinsas, meil saal oli rahvast täis, väga palju räägiti lahti ja väga paljudele küsimustele saab vastused. Ja kindlasti see projekt annab väga suure tõuke meie just nagu maapiirkonna arenguks. Töökohad vallale, lisaks saab võimalik edasi minna jäätmejaamadele, kergliikluste ja külaarenguga, nagu Maarja siin viitas, et kohalikele elanikele tuleb lisavõimalusi. Ei, aga sellepärast, et kuna see on sellised võib rahulikult maal... 25, no mis see siis on? Nagu natuke räägitud. Keeruka mõnes 25 juuli kell 14.00 kohtume Obinsas ja siis sellel järgneval, ma eeldan, et see augustikuus esimene nädal, siis juba teine kolmas augustamine on siis volikogu ja teha sõltub ruttumised laokuvaad. Ja kuidas me oleme saanud vastused küsimustele, või mitte meie, vaid ütleme Arengukeskus on saanud vastused nende sellele küsimustele, mis veel on õhku jäänud. On kellegi järgmise istungiga veel küsimusi? Ei ole? Siis loen päevakorrapunkti number 6 lõpuks ja korraline nii-öelda augustikuu volikogu peaks meil siis olema 31. august. Ja eesseisus siis
ees seisus siis reede, 25 august praeguste plaanide järgi, aga vaatame, kuidas meil see kõik kujuneb. Seega on istung lõppenud ja kohtume siis kell 16.30 Pereesse sadama avamisel, et tulge kõik vaatama, Pereesse küla on väga valmistunud, Pereesse küla on järjest nagu rohkem hakanud tegelema oma külaeluga ja aktiviteeti näitanud, ja nad on isiklikult katnud laua avamise puhul volikogu liikmetele ja kõigile külalistele. Et leidke see aeg, sõitke läbi, vaadake, mis on vald ka teinud. Seega on istung lõppenud. Kuidas? Autojuht tuleb leida. Kes on grupi juht?